suurel nädalal, nii nagu me seda nimetame, oli rahval tegelikult väga määrav koht. Täna nüüd eks palmipuude püha, juba ennem siin koosoleku alguses lugesime seda Johannese evangeeliumist, kuidas rahvas hüüdis Hosanna ja kuidas nad Jeesust vastu võtsid. Ja tänasel päeval oli suur vaimustus Jeesusest. Ja see oli rahva vaimustus. Ja see oli väga oluline. Ja vaata, isegi seda rahva vaimustust jälgisid tegelikult võimud väga. Sest et võimud alati tegelikult tahavad nagu valitseda ka selle üle, et millest rahvas on vaimustuses, millest rahvas ja kuidas aru saab. Ja sellepärast nad tegelevad sellega väga hoolikalt. Me näeme samamoodi, et see oli nende nõupidamiste põhjus. Seal ütleme Johannese evangeeliumist lugesime seda, et suur kohus kutsuti kokku, sellepärast, et rahvas oli Jeesusest vaimustuses. Kuidas seda asja ära lahendada? Nad ei osanud teistmoodi mõelda sedasi, et kui Jeesus tuleb ära tappa. Ja et Latsarus tuleb ka veel ära tappa, sellepärast, et tema pärast oli rahvas vaimustuses, sest Jeesus äratas Latsaruse ülesse. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on praeguseni täpselt samasugune lugu. Me elame samasuguses tegelikult selles maailmas. Aga kiitus Jumalale, et Jumal siiski ilmutab oma tahet, ilmutab oma poega. Tema võimalused jäävad alati nagu üle nendest kõikidest pingutustest, mida teeb vaenlane, mida teeb, ütleme, saatan siin selles maailmas või mida teevad need juhid, kes on hoopis selles saatana riigis, kuidas nad püüaksid vahest vastu sõdida Jumala plaanidele. Tegelikult on nii, et Jumala plaanid teostuvad niikuinii. Aga muidugi sellel suurel nädalal oli üks kurb lugu oli see, et reedeks oli tegelikult rahvameelsus muudetud. Ja sellepärast see sama rahvas, kes karjus Hosianna, siis ütleme pühapäevasel päeval, siis suurel reedel nad juba karjuvad seal, et löö risti. Ja nad nõuavad seda tegelikult väga häälekalt. Ja kuidas see sündis? See sündiski tegelikult selle kaudu, et oli see, ütleme, just võimude poolt tehtud selline rahvameelsuse pööre, ja sest et need lihtsalt tahtsid selle, et rahvas oleks selle asja taga. Sest et ega võtta võimud, nad plaanisid küll, et nad tahavad Jeesuse ära tappa, see suur kohus ja eelkõige ka seal, nemad olidki need põhiautorid selle asja koha pealt ja siis ülempreestrid ja variserid ja kes selle mõtteviisi taga olid. Ja nad püüdsid seda teha, aga nad tahtsid seda, et ka rahvas oleks tegelikult sama meelt. No kallid, tegelikult on niimoodi, et need kõiksugused maidanid ja värgid korraldatakse nii, rahvast on tegelikult vaja. Rahvast on vaja meelsusesse saada, sest et võimud niisama üksi ei julge ju neid igasugu asju teha. Siis nad ütlevad, et rahvas tahtis. Ja sellepärast on kõik niimoodi, et ega meile tuli nõukogude võim samamoodi. Siit saadik ikka rahvas tahtis, kõike tahab rahvas. Sest et alati tegelikult püütakse leida kas või rahvasse osa, kellele toetakse, sest see rahva tahtmine on tegelikult väga suur. Ega see valesti ei ole ju. Kui Jumal inimese loob, ta ütleb, et inimene valitseks siin selles maailmas. Jumal tahabki, et rahvas valitseks. Ja sellepärast on see nii, et nii ta tegelikult on. Aga ütleme, et põhimõtteliselt on see niimoodi, et rahva tahe peaks olema ju kindlasti kooskõlas ka Jumala tahtega, see oleks see parim variant. Aga nii ta on. Nii et rahvas ka suurel nädalal, kui nii kokku võtta seda asja, oli tegelikult väga oluline määraja seal, kes olid just Jeruusalemmas ka pühadeks kokku tulnud. Nemad olid need, kes siis olid teostamas nagu seda võimu või valitsemist. Sest lõpuks ju Pilatus annab Jeesuse rahva tahtel tegelikult nende kätte risti löömiseks. Ja nii, et sellepärast, kallid, nii see on, et ega see, mis on meie südametes praegusel hetkel valitsemas, mis valitseb meie rahva südames, see on tegelikult valitsemas ka meie maal. Neid asju tegelikult tehakse. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et meie maal oleks neid inimesi rohkem, kes Jeesust armastavad ja teda kõrgeks tõstavad ja kes nagu asju õieti näevad. Mattiuse 26. ma loen siin mõningaid salme ka vahele kohe. Mattiuse 26 ja siis 5. salm ütleb niimoodi ja nad ütlesid, teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Ja sellepärast on see nii, et eks nad nagu mõistsid sedasi, et seda aega tuleb ka tegelikult väga valida. Ja eks nad tegid oma asjad nii hästi, kui nad oskasid ja viisid need oma plaanid ka täide sellisel moel. Nüüd oli selline lugu, et üks selline põhisüüdistus, mis ütleme jäi sellel nädalal, kui Jeesus oli lõpuks seal ka Pilatuse ees ja et ta on kuningas. Et ta on see kuningas, et ta ütleb ennast kuninga olevat, ütleme, et erinevas versioonides on seda siin evangeeliumites väljendatud. Ja nüüd, kui siis Rooma võim
Pilatus teda vastu võtab, siis ta küsib, et kas sa oled juutide kuningas? No Pilatus küsib, ütleme Johannese evangeeliumis on see väga huvitavalt ja pikalt räägitud, arutavad seal tõe üle aga ma olen täna põhiliselt olen nagu siin kõigepealt Mattiuse evangeeliumi salmidega, Mattiuse 27:11 on niimoodi, et sellele küsimusele vastab siis Jeesus nii. Jeesus pandi aga seisma maavalitseja ette ja maavalitseja küsis temalt, sina oled siis juutide kuningas? Aga Jeesus lausus, need on sinu sõnad. Et sina praegusel hetkel väljendasid seda. Ja kallid, tegelikult on niimoodi, et kui Jeesus sünnib, Herodes tahab Jeesust ära tappa kohe. No ütleme, täiesti beebina. Sellepärast, et see oli niimoodi, et kogu Jeruusalemm ehmus koos Herodesega seal, sest et kuningas on sündinud. Targad tulid hommikumaalt ja tulid kuningat, seda vastsündinud juutide kuningat otsima ja nüüd on niimoodi, et mida Herodes teha ei saanud, seda tegelikult tegi Pilatus. Herodes tahtis tegelikult väga seda teha. Pilatus ei tahtnud seda väga teha. Me näeme seda, et Pilatus oli selline juht, kes tegelikult püüdis tegelikult sellest otsusest nagu vabaneda, et tema seda tegema peaks. Ta ütles, kuule, ma lasen teile siin ühe kurjategija vabaks, nagu pühadeks kombeks on ja teeme midagi hoopis, ütleme sellist ja ta mõtles, et võib-olla esimesel hetkel ta saab selle kurjategija koha anda nagu Jeesusele, et teda vabaks lasta, et talle saab amnestia anda. Aga rahvas ei leppinud sellega. Ja nüüd on nii, et lihtsalt Pilatusele surutakse peale nagu see, ütleme, see nende ülempreestrite ja siis ka võiks ütelda selle rahvatahe, kelle mõtted olid muudetud, surutakse lihtsalt peale. Pilatus oli selline, kes tegelikult andis järgi. Rahvas oskas manipuleerida väga hästi. Ta ütles, et sa ei ole keisri sõber, kui sa soosid juutide kuningat. Kohe mindi Rooma võimu juurde tegelikult selle mõttega, et kuule, et sul on konflikt tegelikult Rooma võimuga. Ja kallid, ma ütlen sedasi, et kui mina neid evangeeliumi loen, ma näen, et see on praegusel ajal täpselt samamoodi. Kõik need suurriigid, kõik need võimud, kõik need väikesed riigid, kõik need valitsused, asjad, kõik need manipuleerivad ainult sellega, et kes kelle vastu, kes kuidas sa seal välja paistad ja siis on erinevad inimesed, et kuidas käituvad. Ja Pilatus tegelikult ei tahtnud oma kohta kaotada. Ta tahtis olla edasi ikkagi see Rooma maavalitseja ja sellepärast ta teeb tegelikult rahva tahte, sest ta leidis sedasi, et kui nüüd keisrile läheb mingisugune niisugune segane jutt, et tema soosib mingit juutide kuningat seal, et see võib talle ju tegelikult koha maksta ja sellepärast igaks juhuks ta tegi selle otsuse teadlikult oma tahte vastaselt ja tegi selle otsuse, ta ei tahtnud seda teha, peseb seal käsi ja ütleme, et mängib neid mängusid, et minu käed on sellest verest puhtad ja naine oli ka öösel unenägu näinud, naine ütles, et ärgu sul olgu tegemist selle õigega. Ütleme, see surve oli tegelikult väga tugev nagu õige otsuse tegemiseks Jeesuse koha pealt. Aga me näeme sedasi, et ta jääb nagu sellel hetkel alla, sest et ta lihtsalt alistub tegelikult rahva tahtele. Aga nii me oleme siin selles maailmas, et kallid, meil on lihtsam praegusel hetkel, ütleme, igasuguseid selliseid mõtteid mõelda, me ei ole nii otsustavate kohtade peal. Me ei ole, ütleme, nende, kuskil nende poliitiliste võimudega nii kõrgelt seotud, et meie töö ja koht nii otseselt kohe nii seostuks sellega, et kuidas me mõtleme või kuidas me ütleme ja siis on meil palju lihtsam neid asju mõelda. Aga kallid, ma täna ikkagi tahaks nüüd ütelda ühe asja sedasi, et teeme täna siin Jumala kohes ühe sellise otsuse, et alati jääme ausaks ja alati jääme kõige õigema ja otsesema arusaamise juurde, mis meil iganes on kõikidest asjadest. Need võivad meil elus muutuda. Ja need inimesed, kes on ausad, need tunnistavad tegelikult oma seisukohtade muutumist ka tegelikult, mis elus on. Apostol Paulus tunnistab ühel päeval, ütleb, et ma arvan kõik pühmeks, mis ma ennem arvasin. Ja ta absoluutselt ei häbene, nagu seda ütelda, et ma mõtlesingi valesti. Ja sain asjadest valesti aru ja sellepärast elasin valesti ja tegin valesid asju. Aga nüüd, kui ma olen saanud tuttavaks Jeesusega, siis ma olen kõik ümber rehkendanud ja ta väljendab seda tegelikult väga, väga selgelt. Ja sellepärast on see nii, et jääme ausaks, jääme nii, nagu kuidas ütelda, meie kõige paremini täna mõistame nende tõdede juurde. See ei tähenda seda, et me peaksime üksteist ärritama nende asjadega. Meil on vahest selline, ütleme, et inimestel on niisugune tahtmine, et sedasi, et mul on tõde, tead, et ma siis teise nina alla õõrun seda tõde kogu aeg. No teisel ei ole seda tõde. No midagi teha ei ole, tal on hoopis teine tõde, ta mõtleb elust teistmoodi ja sellepärast siin ei ole, kuidas ütelda, meil ei ole vaja sellist ärritavat käitumist ka teha. Me näeme, kui ettevaatlikult Jeesus räägib ka tegelikult Pilatusega sellel hetkel, kui Jeesus ja Pilatus on vestlemas, et kus see tõde on.
ja ta teeb seda targalt ja ettevaatlikult ja sellepärast on see nii, et ta teadis, et see mees on tegelikult väga kitsa koha peal ja on mõtlemas tegelikult õigeid mõtteid ja ei, ta ei ole süüdistav ja ei ole teda välja naerev, absoluutselt mitte kui midagi, ta on austavalt tegelikult temaga seal käitumas ka sellel hetkel ja sellepärast olgu meil ka nagu õppida sellest. Sellel suurel nädalal on meil head eeskujud on veel. Ütleme, et meil on üks mees, nendest on see Joosep Arimaatiast, kes oli suur kohtunõunik. Ega ma päris aru ei saa, kui Johannese evangeeliumist ma loen, et tema kohta on öeldud, et oli suur kohtunõunik. Ma ei tea, kas nendel suurkohtu liikmetel olid siis niisugused nõuandjad ka veel eraldi palgatud. Aga tema kohta päris ei öelda, et ta suurkohtu liige oleks, see on Johannese 19:39, kus on öeldud tema kohta nii. Aga pärast seda, 38 juba loen ka, aga pärast seda palus Arimaatia Joosep. Ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute, ka need elas oma kartustest. Siis ta läheb Pilatuse juurde, Pilatuselt ta palub siis luba võtta Jeesuse ihu. Ja Pilatus lubas. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu. Siis tuli ka Nikodeemus, kes kord oli varem tulnud Jeesuse juurde öösel ja tõi kaasa 100 naela mürri ja aelusegu. Nii et me näeme sedasi, et need, kes olid oma seisukohtades kindlad, need käitusid sellel nädalal ka väga kindlalt. Olgugi, et ma ütlen, et ta ei läinud ka eputades, et ma lähen Jeesuse matusid korraldama. Ta läks seda salaja tegema. Ta läheb Pilatuse juurde, ütleb, kuule lugu selline, et mina tahan ja selle Jeesuse matuse korraldada väärikalt ja näed, sõber ka seal Nikodeemus, kellega nad koos seda teevad seda auväärselt ja teevad ilusasti, panevad uude kõige, ütleme, paremasse auda, mis iganes sellel hetkel nendel oli ja nad teevad selle asja väga ilusti. Ja kallid, vaata, need teod lähevad tegelikult mälestuste raamatusse. Meie suhtumine täna, mida me tegime, see läheb mälestuste raamatusse. Meie oleme täna tulnud siia Jumala kogudusse, oleme laulnud, et Jumal on hea, see läheb tegelikult Jumala mälestuste raamatusse kirja. Need Hosianna-hüüded lähevad ja tahaks uskuda sedasi, et meil küll seda ei juhtu niimoodi, et meil nüüd nädala lõpuks on mingisugused teised mõtted pähe tulnud. Ma usun, et nii kõikuvad me ei ole, vaid et järgmisel pühapäeval, kui on ülestõusmise püha, siis meie rõõm ja selgus on tegelikult veelgi suurem ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime üksteist selles julgustada. Aga ütlen sedasi, et need asjad tegelikult lähevad issanda ees kirja. Sellepärast, et vaata, me saame piiblist lugeda neid momente, mida, ütleme, need inimesed sellel hetkel tegid. Seal oli üks naine, seal see Maarja, kes toob selle kalli salvi, eks. Osadel on kohe niisugune, et juudal oli eriti sedasi, milleks selline raiskamine praegusel hetkel, seda raha oleks võinud vaestele jagada ja juudas teeb tegelikult sellel hetkel otsuse, et tema müüb Jeesuse maha. Sest et nähes kellegi sellist armastuse tegu, mida ta teeb issanda suunal, ta ei suutnud seda ära kannatada. Ja sellepärast, ütleme, et kõik said teha tegelikult oma otsuseid ja mis meil nüüd loeme nendest asjadest. Ja sellepärast on see niimoodi, et sellepärast lihtsalt julgustan sind selle koha pealt, et ela ausalt, ela tões, ela julgelt, ära karda. Sellepärast, et tõde saab lõpuks niikuinii valitsema. Kui praegu meid ei mõisteta vahet sellest, siis praegusel hetkel on. Aga igal juhul kiitus Jumalale selle eest, et ühel hetkel on tegelikult selline lugu, et asjad lähevad selgeks. Kui see õiguse päike tõuseb, vaata, siis kõik pilved kaovad. Siis on niimoodi, kõik õelad põlevad ja me võime kepsu lüüa. Sellepärast, et Malaki raamatus väga selgelt on räägitud nendest asjadest. Aga praegu põhimõtteliselt me peamegi olema sellises ajas, kus ka päike pimeneb. Sellepärast, et vaata, kui Jeesus sureb, siis on niimoodi, et ka päike pimenes sellel ajal. Siis ei olnud tegelikult seda valgust. Aga need, kes oma südames tegelikult seda valgust kandsid, nendel ei läinud siis ka tegelikult pimedaks. Sellepärast, et need, kes olid juba Jeesuse omad, need põhimõtteliselt olid siiski issanda juures kindlad. Olgugi, et nad jooksid laiali ja hakkasid seal kogunema, aga siiski nad olid täiesti tegelikult paremas olukorras. Ja nüüd ongi see, et täna täpselt samamoodi, et keda me isandaks tunnistame, selles riigis me tegelikult oleme. See nii lihtne ongi tegelikult. Kui Jeesus on su isand, siis sa oled Jumala riigis. Kui Jeesus sinu isand ei ole, siis sa ei ole Jumala riigis. Sest et ütleme üheskoos, kes tahab ütelda, et Jeesus on isand. Jeesus on isand. Jeesus on isand. Jeesus on isand. Ja teate, isand kuuleb seda. Ja teate, kuidas ta seda kuuleb? Ta kuuleb seda niimoodi, et kas oli meil päriselt südames ka. Sest et me saame inimestena ütelda neid sõnu. Olgugi, et seal Korintuse kirjas on öeldud sedasi, et keegi muu ei saa ütelda, et Jeesus on isand kui pühas vaimus. Me oleme näinud neid inimesi ka, kes tõesti ei saa ütelda. Mäletan ühe mustlase naisega, hakkasime päästepalvet paluma.
no ei saa suud lahti. See oli Valgas, ükskord hakkasime sõitma Riiga ja siis oli niimoodi, vahepeal tuli tee pealt helistamine ja tulid soovid, et me läheksime, külastaksime ja läksime, tead, ja no võtab armastuses vastu, tuli haige ja vanem naine aga no vaata, palvet paluda ei saa. No siis oli niimoodi, et ma püüdsin ikka teda juhatada, et no ütle, et tee suu lahti, et kuule, palume, et patud andeks ja Jeesus isandaks ja teeme praegusel hetkel selle ära. No ei saa. Sa ei saa ütelda seda. Mis siis oli, ütlesin abikaasale, et hakkame nüüd palvetama üldse, et siin tuleks vabadus. Saime selleni, et inimene palus oma palve. Ega tal pikad päevad ei olnud, see oli väga tähtis, et ta sai selle asjaga tegelikult hakkama. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna näed, meie võime üksteist selle koha pealt julgustada, et ärme peta ennast. Ikka katsume oma südamed läbi, et kas see Jeesus on seal südames ka isand või on ta selline lihtsalt, et noh, et oleme kuidagi nagu harjumisest ütlemas sedasi, et koos teistega. Kui me palume seda palvet, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, kas me siis seda päriselt tegelikult tahame? Sellepärast, et vaata, Jumala tahtmine on selline, millele tegelikult me vastu panna ei tohiks, millele me peaksime tegelikult täielikult alistuma. Ja kiitus Jumalale, et siin selles maailmas palutakse nii palju seda meie Esa palvet. Ütleme, erinevad kirikud ju võiks ütelda, et kõik tarvitavad seda palvet ja räägivad neid sõnu välja. Aga kallid, vaata, ega nendest sõnadest ei ole siis ka kasu, kui need ei ole seotud meie usuga. Hebra kirjas 4. peatükis on öeldud sedasi, et kuuldud sõnast ei ole kasu, kui see usu läbi ei ole siis meisse nagu imbunud, kui see ei ole talletunud meisse, seal 4. peatüki alguses on need mõtted kohe seal, kus on räägitud. Sellepärast see, mis on Jumala sõnas, see peab olema usu läbi tegelikult meisse lausa talletunud, see peab olema, see võtta nagu see, ütleme, see tähendamissõna sellest 4 põllumaast. See viimane põllumaa, see hea maa, see võttis selle seemne sisse ja seda hoidis ja siis ta kandis seda vilja aga teistel oli seda, põllumaadel oli nii lihtne tegelikult kaotada, et ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie seda sõna ja seda usku, mis tegelikult omame, me peame väga tõsiselt tegelikult seda hoidma. Ja nii, ja issandal on hea meel sellest tõest, mis on südame põhjas. Nii nagu ütlesin sedasi, et eks me oleme erinevad inimesed, osad on niisugused hästi julged võib-olla tunnistama aga teate, ära ole selle koha pealt mures, käitu sina nii loomulikult, kuidas sina oled. Ja sellepärast, et me ei pea teiste järgi nagu käituma. Meil on vahest selline tunne, et nagu kõik peaks kuskilt mõõtma. Tead, Jumal on sind loonud, täpselt sellisena, nagu sa oled. Ja kui sa oled kõige rohkem see, kes sa oled, siis sa mõjud kõige paremini siin selles maailmas. Sellepärast, et muidu sa oled, ütleme, silmakirjalik. Kui sul rohkem usku ei ole, ära püüa seda õpitades näidata, et mul on midagi rohkem usku. Olgu nii palju, kui on, ütled, nii palju mul täpselt on. Jeesus ütleb, et siin ei piivakene ka hea ja sellega saab ka juba väga palju tegelikult teha. Ja sellepärast on see nii, et me ei pea tegelikult mitte kellegi ees näitlema, ei oma usuõdede vendade ees, ei selle maailma ees ja sellepärast ja kui me oleme tegelikult sellised siirad, siis usutakse meid kõige rohkem, sest kui asjad kokku ei lähe, siis on niimoodi, et no inimesed tegelikult võtavad ikkagi selle tugevama poole, et kuidas sa tegelikult elad, selleks aluseks sinusse suhtumisel. Aga issand näeb meie südamesse. Nagu Taaveti laulus, seal laul 51, kus on räägitud, see patukahetsuslaulu on ka, et Jumalal on tegelikult hea meel sellest tõest, mis on inimese südame põhjas. Ja sellepärast on see nii, et vaata, meile vahest võib tunduda nagu selline lugu, et mõni inimene kuidagi väliselt on väga, väga kehvas seisus tegelikult, aga Jumal näeb sinna südame põhja. Milline on tegelikult meie see päris tegelikult see suhtumine ja sellepärast issand näeb tegelikult salajasse. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna näed, võime lihtsalt eelkõige juhatada meid selle juurde. Hoolitseme selle eest, mis on meie südames. Me südamed oleksid puhtad, et issand valitseks meie südametes, et ta oleks kuningas seal, et see ei oleks mitte nii, nagu seal Jeremia või Jesaja ja kõik seal räägivad sedasi, et suuga te nüüd küll räägite, aga süda on tegelikult kaugel, see on Mattiuse evangeeliumis ka, siinsamas tsiteeritakse 15. peatükis, need on Jesaja raamatu sõnad. Ja seda siis tsiteerib isegi Jeesus ise. 15.7. Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja. See rahvas austab mind huultega, aga nende süda on minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja sellepärast Jeesus sai aru sedasi, et kuule, et need, kelle ta kokku puutus, kes võisid isegi teatud määral viisakalt aga rääkida, aga tegelikult oma südames mõtlesid teda ära tappa. Ma hiljuti sattusin selle ja salmi peale õpetussõnad 25-23, kirjutasin endale eraldi üles kohe. Salalik
keel sünnitab vihaseid nägusid. Tehke ruttu rõõmust nägu. tead, see on selline lugu, sellepärast et see tõde on tegelikult välja öeldud. Sest et vaata, need inimesed, ega nad tegelikult ei saa. Need kiipsmallingud kaovad tegelikult kiiresti ära. Ja sellepärast on neid hetkevälgatusi ei pea, aga see tegelikult see nägu, mis meil tegelikult päriselt on, see on täitsa olemas. Ja vaata, kui on mingisugused pahad ja halvad jutud su südames ja sa võid teise ees lipitseda ja rääkida, aga tegelikult on nii, et nägupäid annab välja selle kõik, silmad on selleks väga selgeks hingepeegliks ja sellepärast on see näha kohe, kas silmad säravad või ei sära. Teate, kui tore on näha armunuid. Kui tore on näha neid, kes on armunud, kes plaanivad abielluda, eile ka meie keskel oli üks äsja kihlunud paar oli meie keskel, vaata ühe otsa või vaata teise otsa, no säravad ikka, tead. Et seal ei ole mitte mingisugust, probleemi ei ole. Sellepärast, et vaata, kui see armastus on seal, no selle vastu ei saa, no seda peita ei saa. No kuhu sa selle peidad? Sellepärast, et see lihtsalt on sul olemas ja sellepärast, kallid, nii see on, et oleme need tegelikult tõelised. Aga muidugi kahju, nüüd ütleme, kui me mõtleme täna Jeruusalemma peale ja selle rahva peale, kes olid pühadeks tulnud Jeruusalemma, nendel pühadel, kus nad, ütleme, tuletavad meelde väljatulekut Egiptusest, suur, kõige tähtsam püha, võiks ütelda, Paasa püha pidamine ja nad tulevad selleks. Ja nad teevad nende pühade ajal nii vale ennast hävitava otsuse. No Luuka evangeeliumis on ju räägitud seda, et Jeesus, kui ta seda linna näeb, ta nutab lausa selle linna pärast, et see linn ei tunne ära oma armukatsumise aega. Jeesus tuleb nutuga tegelikult sinna linna, teades sedasi, et inimesed ei mõista, mida nad teevad. Ja sellepärast, kallid, see on riikidel ja rahvastel praegusel hetkel samamoodi, kui paljud rahvad on tegelikult ära, ütleme, mõistustega ära pööratud tegelikult, tegeliku tõe juurest, mis nendele hea on. Inimesed küsivad endale ise halba, hääletavad endale halbasid valitsusi, soovivad endale, vahest nagu kellegile midagi nagu ära teha tahes, et teisel oleks halb. No mis mõte sellel oli seal, kui seal oli? Nad tahtsid Jeesust ära tappa, nendel oli suur idee tegelikult ja selle tõttu nad arvasid, et kui nad nüüd seda teevad, et siis nad teevad midagi nagu väga head ja asjalikku, aga tegelikult nad tegid endale väga halba. Põhimõtteliselt on nii, et Jeruusalemma linn ju saab hävitatud, tempel saab hävitatud, aga selleks määravaks asjaks oli tegelikult see, mida see rahvas just sellel hetkel tegi. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei oleks tegelikult petetud. Usalda Jumala vaimu, usalda seda, mida sina tegelikult oma südames koged. Sellepärast, et me ei saa seda tõde otsida siin lihtsalt niimoodi selles maailmas, et meile seda seletatakse ja räägitakse. Vaid meil on püha vaim, kes juhib meid kõige tõe sisse, ka praegusel hetkel. Ja sellepärast ära lase ennast kuskilt kõigutada. Meil on Jumala sõna. Nende asjade juures tegelikult tuleb, nagu ütleme, nagu kindlaks jääda ja ise nagu selliseid otsuseid teha. Mul üks niisugune otsuse koht on selline, lihtsalt sõna lugedes, ma lugesin kuskil, siin olin kas Mattiuse 26. või kus ma sellel hetkel olin, olgu see koht, kus oli, ja nüüd on niimoodi, et ütleme, et jah, see oli nähtavasti juba paasasöömaja lugu, seal peaks olema see 26 või kus seal on. Ja siis ma loen sedasi, et kuidas seal on, et on keegi, ütleme, kes võtab oma kodus Jeesuse oma jüngritega vastu. Jeesus on tagaotsitav, ütleme, väga riskantne on tegelikult nagu teha selliseid tegusid, kui on, ütleme, ülemad on võtnud otsuseks, Jeesus tuleb ära tappa, aga mina korraldan nüüd Jeesusele ja ta jüngritele tegelikult paasasöömaja. No see oli siis see meie mõistes need neljapäeva õhtu, eks, kui nad seda olid seal siis, olid tegemas. Ja on keegi, kes võtab vastu, riskib, võiks ütelda sellega oma koduga, ütleme üldse, võiks ütelda oma eluga samamoodi, sest et need olid ikka maruvihased Jeesuse ja ta jüngrite peale sellel hetkel. Nüüd on nii, ja seal ongi nii, et nad on seal paasasöömaja lauas, ega see ei olnud kerge laud, mis seal oli. Jeesus hakkab avalikult ju tegelikult rääkima, et üks, ütleme, teie seast reedab. Tahad siuksel koosolekul olla? Me tuleme issanda lauda, meil on alati nii tore ju. Tõeline roog, tõeline ihu, muudkui sööme, joome, see on õnnistuseks, terviseks. Aga Jeesus sellel korral loob hoopis ühe täitsa teise atmosfääri, ütleb sedasi, aga täna on niisugune lugu, et meid on siin 12, aga üks on tegelikult see, kes minu ära annab. No nii, ja ta räägib sellest väga otse. See, kes minuga koos seal karikast joob ja kõik need asjad ütleb väga otseselt välja. Ütleme, ja see oli selline, nii tore seltskond oli. Keegi kedagi ei osanud kahtlustada. See on nii vahva seltskond, kui hakkada mõtleda, küsida, ei tea, kes on. Pigem kahtlustad ise ennast, et äkki mina see ei ole.
see on, sa vaata, kui milline olukord tegelikult oli, kui siiras oli tegelikult jüngrite vaheline selline suhtumine. No tead, kui mingisugune kahtlus tuleks, et no keegi rahakott on kadunud, no küll me välja mõtleme, kes selle võttis. Saadeks, et lase silmadel ringi käia, et kes täna oli, et noh, vaat tal niisugune nägu peas, et tema võis selle asja teha, teadeks. Inimestena ja meil tuleb sageli tulnud mõtteid, et kes neid asju võiks teha. Aga kallid, nii, see ei olnud Jeesuse jüngrite hulgas ja see oli selline eriline hetk tegelikult on selline. Ja aga sellises atmosfääris nad pidid olema ja nad katsusid ennast läbi seal. Nad katsusid ennast läbi ja sellepärast on nii, et ega parim atmosfäär on see, kui me Jumala sõna juures lugedes katsume ise ennast läbi, mitte teisi, ja sellepärast on see selline. Ja siis, kui ma seda lugesin, siis ma kirjutasin endale niimoodi, et selle hetkeolukorra pärast, mis vahest sellises maailmas valitseb, et on mingisugused niisugused hetkeolukorrad ja et vaata, nendes asjades tegelikult küll ei tasu teha mingisuguseid valesid otsuseid. Ei tasu teha neid selliseid teisi reetvaid otsuseid. Ja sellepärast on see niimoodi, et tuleb alati tegelikult armastada ligemist, tuleb armastada ka vaenlast, tuleb armastada naabreid. Siin ei ole mitte mingisugust, teist mõtteviisi ei ole. No vaata, kasvasin nõukogudeaegses, elus ja isa pidas pastoriametit terve oma eluaeg, kui mina sündisin, eks, ja no ega meil käisid, KGB omad käisid kodus ka, käisid vahest. No tulid koju, aga mis mu isa nendega tegi? Luges nendele Jumal sõna ja palvetas nendega koos ja mitte midagi muud ei hakanud nendega seal tegema. Tuli oma nahkmantliga sisse, aga vahet ei ole, tead, eks. Aga ega, sa ei hakka ju tead midagi urisema ta peale, et mis sa siia tuled. No tead, on selle võimu esindaja, tal on sellised ülesanded, justkui tagab seda üldist julgeolekut ja no mis sa selle inimese peale pahandad, et sellised mõtted, väljendab tegelikult oma armastust ja asja. See käis kuni Elva palvele ehitamiseni, kuni sinna välja. Keilas istus ka üks meil seal, siis tookord isa ei tulnud, koju jäi nagu rongist maha. Aga me elasime selles teadmises, et et kui profeteering oli sedasi, et vene keelt läheb lõpuks tarvis ja me kodus oli see teadmine, et see on Siber. Et kus see mujal ikka seda vene keelt läheb tarvis, et Eestis seda nii palju tarvis ei lähe. Ja sellepärast meil ei olnudki teist mõtet, teenime oma issandat ja kui lõpuks on Siber, no saame seal ka ära käia. Ja ei olegi mitte mingisugust muud suhtumist, sellepärast et aeg oli selline. Sest et kui sa lähed aastal 53, äsja, kus Stalin on surnud, lähed just siis Jumala riigi tööle. Just siis, kui et alles hakati varsti sealt tagasi tulema. No sa läksid julgelt, et ma ei mõtlegi teistmoodi. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, ärme reedame mitte kunagi oma issandat, ärme reedame mitte kunagi oma sõpru. Ma mäletan seda, et oli see aasta 20 ja keegi inimene oli, me koguduses oli, kes sai positiivse testi, pärast seda ja siis ta, küsiti ta käest, kellega olid, Toivoga ka siin oli, ütlesime tere ja mind pisteti karantiini selle pärast. Ja et olin sellises olukorras ja siis oli niimoodi, aga siis mulle helistatakse veel üldse, aga sina pead nüüd välja rääkima kõik, kes olid koosolekul. Et helistas need ametid ja helistasid need pead, kes siin linnas on. Ja sellises mõttes ja nõuti, et sa pead. Ma ütlesin, et ei pea. Mina oma sõpru välja ei anna. Ma tahan teiega praegu ka koos olla. Ma ütlesin, mina ei ole mitte ühtegi anna välja. Seda ei saa minu käest mitte mingil moel. Igaüks võib arsti juurde minna, kes tahab, kes tunneb, et on haige. Aga mina ei hakka niimoodi mingit üldist asja korraldama. Kui te teate, te tulete siia koosolekule ja Toivo on niimoodi, paneb nimed kirja, pildistab ära ja järgmine hetk annab kuskile üles, ütleb, et ait tervist teile, tead. Et ma ei saaks teiega niimoodi koos olla. Ja ma usun, et nad isegi seda nagu mõistsid. Ja teate, täiesti sai niimoodi teha. Lihtsalt ei ütelda võib. Julgelt võib ei ütelda nendes asjades. Me ei pea tegelikult kartma nendes asjades. Ja sest, et tegu oli minul sõpradega. Ja sest, et ma ei reeda neid, kes tulevad siia Jumala kotta nagu sellises mõttes ja sellepärast kallid. Aga vaata, me peame nagu selleks tegema need nagu otsused endas. Me peame olema tegelikult, vaata, need ennast ohverdavad. Jeesus oli ennast ohverdav. Ta jüngrid päästis kõik ära, ütles, et laske need minna. Ja ta ise lasi ennast kinni võtta ja läks ristile. Siin hiljuti just ühte arutelu kuulasin, siis oli arutelu jõudis sinna, et kui oleks riikidel sellised juhid, kes on ennast ohverdavad, siis nad kirjutaksid praegu sellele sõja lõppemise lepingule ka kergemini alla. Aga vaata, ei luba, uhkus ei luba, et ma olen mingisugune kaotaja, kapituleeruja. Et tegelikult see oleks rahva õnnistus, rahva tapmine lõpeks ju sellel hetkel ära, kui kapituleerud. Aga ei saa.
las parem surevad, sest et minu uhkus saab tegelikult ju siis kuidagi riivata. ja sellepärast me näeme, noh, nii nagu näed, Hitleriga oli sedasi, ega tema ei kirjutanud sellele kapituleerimisotsuse alla, ta võttis endalt elu. ja sellepärast on see, kallid, niimoodi, et aga ei tohi meil olla sellist kangust. meie issand oli südamest alandlik ja sellepärast ta armastas sõpru, ta ei andnud mitte kedagi välja, ta kaitses neid. Noh, ütleme, ta palvetab meie eest, see on see suhtumine, kuidas elada siin selles maailmas. ja sellepärast, kallid, ma ütlen täna, tegelikult ma soovin seda, et kui me oleme sellel suurel nädalal, et me mõtleksime suuri mõtteid, need ülevalt tulevaid mõtteid. Sest et vaata, küsimus on nagu selles, meil võib olla, tead, et kuskilt valutab jalg või käsi või tead, või sees või väljas, no kus meil vahest need hädad on, siis meil võib olla probleeme, et vahest on peres probleeme, vahest on rahadega probleeme, vahest on igasugu asju ja meil on see nagu silmaaugus on seal see probleem on su ees ja sa nagu tegeled nagu sellega, et kui ma selle lahenduse saaks, no küll siis oleks hästi, tead, eks, et nagu oled sellega. Kallid, paneme täna kõik need probleemid kõrvale. Teeme nii, et ei hakka täna nagu üldse nagu selles mõttes nagu tegelema nagu nende asjadega, need on olulised, issandale ka olulised. Aga ei hakka neid rääkima. Otsime täna Jumala riiki, kõike muud antakse pealegi. Mõtleme hoopis neid suuri lahendusi ja asju enda elu jaoks hoopis. Ja sellepärast, kui me paneme nagu need asjad tegelikult nagu esikohale, teate, siis tulevad tegelikult meile need lahendused ka, mida meie tegelikult väga, väga vajame. Sellepärast, et see on niimoodi, et kuidas sa saad selleni, et laul 23 on sinu elus täide läinud? Issand on mu karjane ja mul ei ole millestki puudus. No ei ole kõikidel seda laulu. Sa ei laulu ausalt seda laulu, kui sa ütled, et kui sul on ikka, mul on raha puudu ja mul on teiste armastust puudu ja mul on igasugune puudu ja koguduses ei ole armastust ja seda ja teist. Inimestel on palju tegelikult probleeme. Töökaaslased on pahad ja kõik on, palju on inimestel sedasi. Aga kui sa saad ütled sedasi, et aga issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudus. Siis on niimoodi, et ei saa ühtegi pretensiooni olla. Teate, kõik tülid on lahendatud siis, kui ei ole ühtegi pretensiooni. Sest et issand tegelikult andestab meile kõik. Ja ta ootab, et meie andestaksime kõik teistele. Võtta, siis on lahendatud. Aga tead, seda on nii raske sageli inimestel teha. Tead, on hea küll annan andeks, aga tead, hakkad ikka seda asja arutama ja sellepärast on kallid niimoodi. Suhted ei ole inimestel korras, sellepärast, et tegelikult ei anta üksteisele andeks, muudkui tahetakse sinna peale jääda. Ja sellepärast on see nii, et aga kui issand on su karjane, siis me tegelikult peame jõudma selleni, et meil ei ole mitte mingisugust probleemi, mitte mingisuguseid etteheiteid ja asju ei ole mitte kellegi suunas. Ja sellepärast ja ei riigi ega rahvana ja ei ole isiklikult ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me jõuaksime nagu selle koha peale. Nii et igasuguse puuduse, igasuguse vajaduse tegelikult saame kõrvaldada, kui me tunnistame, et issand on me karjane. Ja see on, sellepärast on nii, et mõtleme neid suuri asju täna, näha nagu seda nähtamatut, näha nagu seda tasu, mitte nagu selle hetkeolukorra tasu. Sellepärast, et kui me siin seda elu elame, siis me peame elama nagu lähtuvalt sellest, et tegelikult on nii, et nagu Mooses, ta mõtles parem jumala rahvaga vaeva näha, kui üürikest aega nautida seda paturõõmu, mis on. Sest sa oleksid võinud ju elada seal Vaaro templis nagu edasi või selles lossis seal edasi, eks, ja nagu selliselt oma elu jätkata, aga ta tegi otsuse, et ei, hoopis lähen ära ja näed, eks see Vaaro asi läkski lõpuks halvasti ja õigel ajal tuli ära. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Ja nüüd Jeesus, kui tema tuleb, lihtsalt juhin veel tähelepanu, ta ütleb seal Jeruusalemma naistele, ta ütleb sedasi, et nutke iseendid ja omil lapsi. No ütleme, olid naised, kes tegelikult tundsid täiesti siirast kaastunnet, ka see on Luuka 23-28, kui Jeesus läheb seal ristiteel, siis on niimoodi, et nad tunnevad tõsiselt tegelikult ka kaasa seda, ütleme, võib-olla kõikidele nendele kurjategijatele, sest inimlikult on ikkagi väga raske ju tegelikult mõelda sellele, et üldse inimesed, kes peavad nüüd varsti surmaotsuse vastu võtma, 23 ja 26 Luukast loen. Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi siis Siimona Küreenest, kes oli maalt linna tulemas, nad panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. Jeesus oli nii nõrkenud, et oli vaja, et keegi aitaks ristigi kanda. Ent Jeesusega kaasas käis suur hulk rahvast, naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Nad just tegelikult olid niimoodi, Jeesus on pekstud, Jeesus on jõuetu, läheb seda ristiteed. Naistel on lihtsalt kahju ja nad nutavad ja tunnevad kaasa Jeesuse koha pealt.
aga Jeesus ütles nende poole pöördudes, Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, pigem nutke iseendi ja oma laste pärast. Ja sellepärast, eks täna tegelikult on seesama sõna ka. Et vaata isegi see, et kuivõrd me oskame iseendi ja oma laste pärast tegelikult nagu sellises heas mõttes nagu nutta, et olla nagu Jumala ees nagu sellises kõige paremas ja palves võiks ütelda, et nagu selliselt. Sellepärast, et sageli on meil niisugused igasugused palvesoovid siia-sinna, aga me näeme sedasi, et Jeesus ütles, et kõige rohkem tegelikult tuleb hoopis tunda muret iseenda pärast ja tuleb tunda muret kõige oma laste pärast. No kes saab paremini tegelikult palvetada, ütleme, kellegi pärast, kui ikka võiks ütelda inimene oma lapse pärast. See on täiesti loogiline ja sellepärast on see niivõrd, ütleme, elementaarne, aga me näeme, et Jeesus isegi sellel hetkel just tuletab tegelikult seda meelde, et seda on vaja teha. No nii et jätame selle meelde ka, et olgu see nädal meile selleks, et palvetame iseendi ja oma laste pärast. Sest et Jeesus ütles, et seda on vaja teha. Ja sellepärast teeme seda ka. Nüüd see üks röövel ristil, kes Jeesust ei mõnitanud, kes hoopis palus, et Jeesus, mõtle minule, kui sa oma sinna kuningriiki lähed, siis Jeesus ütleb talle, et täna pead sa minuga paradiisis olema, see on see 23 ja 43. Jeesus ütles talle, ma tõesti Luuke evangeeliumist ütlen sulle, et juba täna sa oled koos minuga paradiisis. Ja vaata, milline, ütleme, sa oled ristil, sa oled risti poodud, sul on surmaotsus, ütleme, mõistetud, seda ümber ei mõelda, sa tead sedasi, et lihtsalt sul on ainult oodata, millal sa hinge heidad ja see on su kogu see saatus, aga tegelikult Jeesus ütleb hoopis selle sõna, aga täna oled sa minuga paradiisis. Tähendab, see mees suri ka reedel. No Jeesus suri reedel ja kui Jeesus ütles, et täna, siis tähendab, see mees suri ka reedel. Sest et need teised surmamõistetud ju need võeti ristilt alla, nende säärelud murti, sest et ei jäetud pühadeks neid ristile, lihtsalt nii püha värk oli seal. Aga nüüd on see selline lugu, et tema koha pealt on öeldud, et täna. Ja kallid, ja mina usun sedasi, et nii see oligi, et see mees veel, kui see päev lõppes, oli tegelikult ka issandaga koos. Ja nüüd on nii, et täna samamoodi, kallid, täna võib tegelikult meie eludes sündida selliseid asju, kui me selle kuningate kuninga poole oma palvega pöördume. Täna võib tulla tegelikult sinu ellu paradiis. No mis on see paradiis tegelikult sinu elus? See on see, kus hakkad Jumalaga suhtlema. Sellest, et mis oli paradiisis tegelikult oli? Iga päev oli tegelikult oli nii, et kui päev läks viluks, siis oli selline, et oli kohtumine Jumalaga, oli see moment oli olemas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie võimalus on samamoodi elada niimoodi, et nii kui issand on nõutud. Ma olen igal päeval teie juures tegelikult ja kuni ajastu otsani ja sellepärast täna lihtsalt julgustan meid selle koha pealt, et elame tegelikult selles paradiisis. Olgu, ütleme, meil issandaga suhe, need küsimustele vastused, mis iganes siin selles maailmas ümberringi praegusel hetkel on. No rahvad mõtlevad tühja praegusel hetkel, aga täna meie ei mõtle tühja. Nagu psalm 2 on seal räägitud ja kuningad ka, eks ei saada asjadest aru. Meie mõtleme täna suuri mõtteid, me mõtleme seda, mida tegelikult Jumal on teinud meile oma poja Jeesuse Kristuse kaudu, kui ta saatis teda siia sellesse maailma. Ja sellepärast nii see on. Me peame Jeesuses nägema seda Jumala talle, kes võtab ära kogu maailma patu. No vaata, patt on selline, kuidas ütelda, lihtsama sõnaga on üteldes on see, et lihtsalt märgist mööda laskmine, nii nagu selle sõna otsene tähendus ka on. Et nagu olid, ütleme, laskevõistlused, lasti vibuga märki, kui mööda tegid pattu. Kui täpselt lasid, siis pattu ei teinud. No ütleme, et täiesti selline, vaata, sa elad eesmärgist mööda. Sest et meil on vahest selline nagu patuteed, et mõtleme igasugu neid patutegusid, need on ka oma koha peal, eks on sellised. Aga üldse selline vale suund su elus, kui sa Jumalat ei tunne, sa võid olla väga hea inimene ja kombekas ja moraalne ja kõik selline, aga kui sul on vale suund, sa tegelikult ikkagi vajad nagu seda valgust, et nagu ära tunda issandat ja korrigeerida oma elu. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja siis on niimoodi, et me näeme seda, et meie issand toob tegelikult meie ellu tegelikult siis selle eluvalguse ja siis me saame hakata käia selles uues valguses. Ja teate, mis siis üks hea asi juhtub? Kui me käime valguses, siis meil on osadus üksteisega. Meil ei pea osadus olema kõikidega. Meil peab osadus olema, ütleme, just Jumala rahva osadus nendega, kes käivad valguses.
me vahest nagu vaevame ennast sedasi, et me ei suuda kõikidega. No Jeesus ei suutnud ka nende variseridega seal mingit osadust pidada. Et oleme ikka osaduses, tead, eks. Teil on head mõtted peas, et tahate mind ära tappa, aga noh, et saame ikkagi kokku, et teeme kohvi ka ja istume ikka osaduses koos ka ikka, et osadus on ikka hea asi, tead. Absoluutselt ei olnud. Seda ei saa. Kui me käime valguses ja sellepärast, kallid, nii see on, et paraku ta nii on, et kõik ei käi valguses. Ja sellepärast ja noh, ütleme, et Johannese seal esimeses kirjas on see just räägitud, et kui me käime valguses, siis on meil osadus üksteisega. Ja sellepärast on see, nagu üks osaduse märk on see selline ka, et vaata, need ühesugused saavad kokku. Eks nendel pimeduses käijatel on ka omad osadused. Sellepärast, et samasugused ikka leiavad üksteist ülesse. Kõik leiavad tegelikult neid oma sarnaseid tegelikult ülesse ja sellepärast, noh, paraku see nii on. Et kiitus Jumalale, et see on üks hea märk on nagu selle koha pealt, et meil on osadus. Ja sellepärast nii see on. No, me oleme osaduses erinevate inimestega, ütleme siin selle kantsleri kaudu ka. Osad õigeusklikud on mulle tunnistanud, et nad kuulavad võrukoguduse jutlusi. Isegi üks Jehova tunnistaja kord rääkis sedasi, et ta kuulab mu jutlusi. Me oleme osaduses nendega, kes saavad asjast aru. No ma ei hakka siin igasugu koguduse nimesid nimetamagi, tead, eks, et keda nagu nimetada, et kellega saab osaduses olla. Nüüd kaudu saab väga hästi osaduses olla. Sa tegelikult tunned ära selle vaimu kaudu, mis sulle sobib. Ja sellepärast ja niimoodi, et sa võid isegi olla, kuidas ütelda sellises, ise, noh, ütleme, et vahest on niimoodi, et üksteisele pannakse silte ja mis iganes, nende teiste koguduste koha pealt, kallid tegelikult, issand tunneb tegelikult omi. Ja sellepärast on see niimoodi, et suhtume aupaklikult ka nendesse kõikidesse, kes ka praegusel hetkel, ütleme, saavad ka teistmoodi asjadest aru, kes hoiavad piiblit käes ja kuidagi teistmoodi loevad. Aga teate, osadus tuleb meil kõikide nendega tegelikult, kes on issand omad, kes käivad valguses ja sellepärast kiitus Jumalale, et see nõnda on. Nüüd, noh, natuke see jagan veel, ma jagan nüüd niimoodi, et kolmapäeval jagan edasi nähtavasti, võib-olla soorus ka, vaatan, kuidas täna läheb kõik. Nii et sellepärast, et ma hakkasin lugema ise seda Mattiuse evangeeliumi nüüd seda 21. peatükist ja panin siis kirja mõningaid asju. Nüüd tuleme lihtsalt minu piibli lugemise juurde. See sõnum, mis ma praegu jagasin, see oli lihtsalt öötunnil, kirjutasin issand ees ja nüüd on selle ära jaganud. Aga nüüd on lugemine ja Mattiuse 21 ma teen selle peatükiga endale silma ette veel lahti. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma. Ta läkitab 2 jüngrit, ütleb, minge külla ja leiate sealt ühe kinniseotud emaeesli ja saluda juures, pääske need valla ja tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, et issand vajab neid. Ja ta läkitab nad peatselt tagasi. Ja vaata, see oli selline puht praktiline soov, muidugi, et kiri läheks täide, et nii nagu prohvetid olid ette kuulutanud juba, et see kuningas tuleb seal eesli seljas ratsutades ja no ütleme, et sellepärast see pidi tegelikult olema. Ja kallid, sellepärast nii on, aga niimoodi, kui loen seda, saan nagu selliselt, no kellel on eeslit vaja praegusel hetkel? Kellel on eeslit vaja, päästa see eesel lihtsalt lahti. Vaata, see on selline moment, et tegelikult issand teab, kellel on eeslit vaja. Osad on, inimesed elavad, ma mõtlen praegusel hetkel eelkõige autosid, eks, elavad ilma autodeta ja noh, ütleme, ja võib-olla sa peadki seda elama rõõmsalt, kõnni oma jalgadega, tervis on hea ja järjest paremaks läheb. Ja sellepärast on see nii, et ka selles ei ole midagi halba. Aga kellel on eeslit vaja, siis ma ütlen sedasi, et päästa oma eesel lahti. Et vaata, see on lihtsalt, sul on vaja nagu seda samamoodi seda teha. Mul on väga meeles see, kuidas ma oma esimese eesli sain. No ma mõtlen, esimene eesel mul oli Moskvits, mille ma sain. Mul ei olnud üldse plaanis, mul oli, noh, mina ei tea, mul oli kitse seljas hoopis plaan sõita, nagu selle, mootorrattaga, aga oli plaan sõita. Aga siis oli selline, et töö juures lihtsalt juhataja tuleb ühel päeval, pakub, ütleb, et Toivo, kas autod ei tahaks? Mul ei olnud ei lubasidki automasid, mootorrattaload olid 16-aastaselt mul käes ja sõitsin mootorrattaga, aga et nüüd autot saada ja mul oli juba 2 poega oli juba sündinud selleks ajaks ja mul ei olnud mõtteski, et ma hakkan autot ostma. Aga tema tuli. No mõtlesin, tead, et ma ei ole valmis, mul ei ole raha ja mul ei ole lubasid. Et tule aasta pärast.
uuesti, kui on veel võimalik pakkuda, et ma siis hakkan midagi tegema. Et hakkan seda eeslit lahti päästma nagu, et oleks, tegin load ära ja hakkasin raha ka koguma ja jumal hoolitses, et see raha kõik tuli. See raha tuli ka veel imeliselt sellel hetkel tegelikult, sest see ka lihtsalt veel, võiks ütelda, anti sellel hetkel, et ma sain selle kohe kiiresti ja täielikult ka siis välja osta, mis ma sain sellel hetkel. Need olid Soomest tagasi tulnud autod, ütleme, töökohtade kaudu, need eelisega sellel nõukogude ajal müüdi ja lihtsalt sain ühe sellise auto, väga hea auto oli, rõõmuga sõitsime oma perega. Ja sellepärast, kallid, täna ütlen ka sedasi, et kellel on eeslit vaja, olgu see sõna, päästa see lihtsalt lahti. Päästa see lahti, ole niimoodi usus Jumala ees, et võta neid nagu neid juhiseid, et võta nagu issanda käest, et mida sina pead tegema, kuidas sa pead tegema sedasi. Ja sama, kui ma siin seda eeslilugu nagu mõtlen lugedes, et Jeesusel oli ka seda eeslit vaja, siis tuleb meelde üks abielupaar, kes alati tegelikult sõitsid, ütleme, hääletades. Alati sõitsid hääletades, ma ei taha igat sõna ütelda, kohe reedad selle abielupaari ära, vend on juba tegelikult igavikus. Ja tead, rõõmsad, linnast välja, tee äärde, käsi püsti, alati autod pidasid kinni, inimesed said rõõmsaks, kes neid vedada said, evangeeliumi sai kuulutatud, tead, ja elati niimoodi tegelikult. Ja ei mingit autot ei olnud vaja. Kõik autod olid nende omad, mis siit Võrust ka välja sõitsid või kuskilt mujalt tulid. Igalt poolt saadi peale, tead. Ja sellepärast on see niimoodi, ma ütlen sedasi, et lohutuseks nendele, et kellel eesit vaja ei ole, siis võib-olla mõni on tee ääres, aitad neid ka. Ja saad ise ka rõõmsaks tegelikult, kui leiad need õiged, kes sul peale tulevad. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Aga nüüd Jeesuse elus oli muidugi see, et kiri läheks täide ja sellepärast ta peab just sellisel moel. Ühel päeval Jeesus tuleb sõjaratsuga. Ütleme, et ilmutuse raamatust oleme iluti seda lugenud, aga täna see veel ei ole, täna tuletame meelde seda. Ja nüüd on niimoodi, et Jeesust võetakse kuninglikult vastu, sest see oli nagu rahukuningas tegelikult, kes tuli sellel hetkel. Inimesed panevad oma riided ja panevad oma palmioksi ja ütleme, et selline väga võimas asi. Ja nüüd on see Latsaruse lugu siin vahel, eks, et Latsarus oli ju surnust üles äratatud ja Jeesus oli viivitanud selle surnust üles äratamisega. Vaata, meie alati paluksime ju kõik haiged terveks. Tundub sedasi, et see on kõige loogilisem, eks. Aga sellel korral ei olnud see loogiline. Jumala jaoks oli see loogiline nii, et suurem ime on see, kui ta surnust üles tõuseb. Ja kui ta on juba 4 päeva hauas olnud. Need hauad olid ikka teistsugused, et veereta kivi ante eest ära, mitte et kaeva lahti. Tead, eks, et ütleme, Eestimaa mõttes on see hoopis teine, aga vaata selles kultuuris oli see täiesti teine lugu. Nad ütlesid, juba haiseb, et mis me seda teeme. Aga nad tegid seda ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, vaata, Jumal tegelikult teab, et milline asi tegelikult teda kõige rohkem austab. Meie vahest nagu mõtleme sedasi, et teatud olukordadeni, kui me juba läheme, et see on nagu kuskil liiale mindud. Jumal tegelikult kõike teab ja sellepärast on see nii, et sündigu tegelikult Jumala tahe meie eludes. Nüüd on nii, et Jeesus läheb templit puhastama. Hiljuti lugesin siin ja olen rääkinud koguduses Joosea ja sellest usupuhastuses, et kui palju ebajumalaid oli templis ja kuidas ta seda puhastas. Sellel korral Jeesus ütleb tegelikult siin ka, kui ta läheb siis Jeruusalemma templisse seal, see on juba see 21 peatükk ja 12 salm hakkab see lugu pihta, ta nimetab muidugi tegelikult väga räigelt ka seda kohta, ta ütleb, et see on röövlikoobas. See on tegelikult tempel ja ta nimetab seda röövlikoopaks. Ja lihtsalt täiesti ütleb, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Nii et ei olnud vähe öeldud, oli väga selgelt öeldud, need, kes ostsid, müüsid, vahetasid, need tuvimüüjad ja need asjad, kõik aeti sealt välja, ütleme, et selline moment. Salomon, kui ta templi ehitas, ta tegi selle palvekojaks. Et igas hädas, on sõjaolukord, on tervisega hädad, on mis iganes olukorrad, kõik on niimoodi, et ainult, kui on ikaldused, värgid, ainult tule palvetama, tempel on selle jaoks. Ja väga tähtis oli see ka, et selles templis oleks seaduse raamat, et piibel oleks tegelikult nagu sellise aukoha peal. See kipub tegelikult, ütleme, jumala rahval kipub piibel nagu aja jooksul nagu ära kaduma. Paraku see on niimoodi, et vaata, mida vanemaks usuline liikumine saab, seda nähtavasti kipub vahest olema niimoodi, need eelnevad ajaloo näited on näidanud sedasi, et piibel muutub vähe tähtsaks. Et kui vähem tähtsaks, see on selline, et minu parim näide tead elus oli kunagi, et kui me olime õpetaja Mäevere, mina, Osianna pastor, nähtavasti oli Rudolf siis sellel hetkel, kes me olime Võru muusikakooli saalis, oli mingisugune ühine koosolek, oli selline asi. Mäevere luges ära salmi, pani piibli kinni ja hakkas rääkima.
noh, mina juba lugesin, kui minu rääkimine oli ikka mõnest kohast. Aga kui Osianna vend tuli, siis see piibel lendas ette ja taha terve aeg, kogu aeg oli sõna ja sõna ja sõna ja sõna. Tead, minul oli kõrvalt vaadata seda, et vaata, kuidas erinev tegelikult suhtumine. Noh, me kogudustes on küll neid olnud niimoodi, et kui piiblist ei viitsi jutlust teha, siis võtad lauluraamatu. Lauluraamatus ka kallis salm oli öeldud, teed, loed selle ette ja teed sellest jutluse, igast asjast saab jutlust teha. Aga kallid, meil on tegelikult antud sõna ja sellepärast on niimoodi, et vaata, kui templist vahepeal leiti sõna üles, siis juhtus niimoodi, et kuningas käristas riided lõhki. Sellepärast, et vaatas, kuule, see ju, mis meile räägib, on nii selge ja kui sa sellest nagu aru saad, me peame selle järgi tegema, muidu meid tabab lihtsalt häda. Ja sellepärast nii see on, et see peab olema, mis seal templis. Teate, mis seal templis veel peab olema? Ega nüüd kaugemale, sest templist palju ei saa. Templis peavad need väiksed poisid ka olema. Ja väiksed poisid olid need, kes kiitsid tegelikult Jumalat ja kisasid seal. Ja siis oli niimoodi, et see pahandas tegelikult seal neid inimesi. No mind ka vahepeal näed, kui ei saa päris jutust rääkida, hakkad ka neid korrale kutsuma. Osad juba saavad vahest aru, et millal Toivo käest kantslist see hoiatus tuleb, et millal see mõõt täis saab, et juba tuleb ütlemine. Aga ma võtan selle templi koha veel ka lahti siin, eks. Ja siis oli niimoodi, pühaskojas astusite juurde, siis ütleme need pimedad ja jalutud, pärast seda, kui koda oli juba puhastatud nendest ostjatest, müüjatest, ja siis ta tegi neid terveks. Ja kui ülemprestid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühaskojas hüüdsid, Osianna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks. No ma ei tea, läheb teil meel pahaseks, kui poisid hüüavad siin. Tead, see on niimoodi, et ärgu mingu pigem. Sest et siis Jeesus ütles, ja mis nad hüüdsid ka muidugi Osianna Taaveti pojale, aga ja siis Jeesus õpetab neid. Ja nad ütlesid talle, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole lugenud, et sa valmistad kiitust väetite, laste ja imikite suust? Ja nüüd on kallid, on niimoodi selline lugu. Et vaenlast vaid sundida jääma. Ütleme, see tuleb, salmist tuleb see lugu. Ja pärast nüüd ma mõtlen niimoodi, et võtame selle asja nii kokku. Me olime täna siin Jumala kojas. Kas sul kodus tuli vaikus, et siin hästi kõvasti kiitsid Jumalat? Kas sul töö juures tuleb vaikus, et sa kiitsid Jumalat, et sunnid vaenlast vait jääma? Mitte vaenlasele näkku üteldes seal kohapeal, kus oled, vaid et siin koguduses laulsid kõvasti ja kiitsid Jumalat. Sest et vaata, see kiitev vägi tegelikult on selline asi, mis tegelikult muudab vaimses maailmas tegelikult need olukorrad ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et väga tähtis on tegelikult, et need oleksid olemas. Ja samamoodi kõik need, ütleme, need pillid ja lauljad ja need on kõik on tegelikult väga omal kohal. Ütleme, on need on sellised asjad, mis koguduses võivad olla. Kui ma siia kogudusse tulin aastal 87, teate, mis meil oli? Meil oli palju põõsaid siin, üks suur põõsas oli siin ja teine oli seal ja üks oli taga ja tead, suured, niisugused potililled olid ikka peaaegu laeni või niisugused üsna kõrged olid siin sees. Õde, kes hästi hoolitses nende eest, kastis ja küttis selle pärast, elus taimed ju siis sellised ja suured ja minul hakkasid nad järjepanu kõik siit välja kadumas. Ma vaatasin, et ei mahu siin ise olla, et on need siis siin kõiki neid niisuguseid asju siin vaja. Praegusel hetkel on jälle on täis saanud, nüüd on pillisid täis saanud, eks. Et on, vahepeal vaatad neid pilte, tead, et vahepeal on niisugune, kõik on tühi, peaaegu mitte, kui midagi ei ole. Aga teate, ise mõtlen sedasi, et Taavet oli sellepärast väga seismas sedasi, et kuule, kõik need lauljad ja mängijad pidid tegelikult oma kohtadele saama. Ja sellest ma olen tänulik selle eest, et praegusel hetkel need lauljad ja mängijad on oma kohtadele saanud praegusel hetkel ja selles on, tegelikult on see kiitev vägi, et need lahendada neid olukordasid, mis meie eludes on ja mis meie maal on ja sellepärast on nii, et kui ma usun sedasi, et koosoleku lõpus tuleb veel võimalust meil kiita ja laulda, et paneme veel mõne vaenlase kuskil vait. Et lihtsalt, et kui me läheme, et meil tuleks ilus nädal tegelikult, vaatame, et kuule, jäidki nad teised vaitjad, eks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõnast nii palju õppida. Aamen. Tõuseme ja lõpetame. Halleluuja. Isa, me täname sind. Me täname sind, et võime sind kiita ja ülistada kõige selle eest, mida sa oled tegemas, et sa oma sõna meile ilmutad, et sa annad oma sõna meile.
isa, me täname sind kõige selle sõna eest, mis sa tänaseks andsid. aita meid ustavaks jääda, issand, sinule. aita meil, et me mitte kunagi oma sõprasid maha ei müüks. ja isa, me palume lihtsalt seda julgust ja tarkust ja aita, et me ei oleks mingisugustest hetkeolukordadest nagu mõjutatud. isa, ma palun samuti ka, et meie ise ja me palume seda meie juhtidele ka, et me ei oleks ka kuidagi poliitiliselt manipuleeritavalt nende riigivõimude ja poole kogutamiseks siia või sinnapoole. sina oled üks, keda me kummardame. Jumal, me täname sind, et kõike muid asju sina tegelikult lahendad. isa, ma tänan sind, et sa oled iga valitsuse ajal andnud minul ka hästi elada. ja sellepärast ja üksnes sind olen ma kummardanud lapsepõlvest saadik. ei ole olnud mul muid ja teisi jumalaid. ja isa, me täname sind, et kes sinu poole vaatavad, need ei jää häbisse ja nende nägu ei tarvitse punastuda ja me täname sind, Jumal, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt paluda seda. isa, ma palun seda sära tegelikult, mis tuleb sinu käest. isa, ma palun seda, et sinu rahvas, kes me oleme siin selles paigas, et me võiksime särada siin selles maailma keskel ka sellel suurel nädalal. isa, täida meid oma rahuga, täida meid oma rõõmuga, täida meid oma tarkusega ja isa, ja nii nagu täna oleme ütelnud sedasi, et issand, me tahame mõelda neid suuri mõtteid, ava neid meile. ja ma tänan sind, Jumal, et kõik muud vajadused ka, mis meil on vaimu, hinge, ihu poolest, sina neid lahendad sellel nädalal ka. ja isa, kiitus ja tänu ja au sulle kõige selle eest. Aamen.